Nii, tervist kõigile üle pika aja jälle. Täna on siis 2020. aasta viimane päev, 31. detsember. Ja nagu juba mingil määral traditsiooniks sellel kanalil on, siis teen aastas sihukese kokkuvõtte ja räägin, mis järgmine aasta toimuma hakkab. Algatuseks sellest, et natuke negatiivsest, räägin algatuseks natuke negatiivsest, et video siis aasta tuli minu teada kaks videot. Ja põhimõtteliselt on, neil põhjusteks on see, et koroona oli, Olav peab tööl käima, mis võtab seda aega ära väga palju. Ja ükski teine sõber, kes mul on praegu, need ei ole väga vaimustuses minemas video koos minuga tegema. Ega ma ei sunni ka neid. Alariga oli mul hea videosid teha, ta tegi ise, tal oli motivatsioonilist asja teha, temaga oli päris mõnus videosid teha. Aga nüüd on, tema käib tööl, siis oli see koroona ja koolivahetus oli ka. Ei käi enam Kiviõli esimese keskkoolis, käin Kohtla-Järve gümnaasiumis. Et jah. Aga need lubadused, mis ma andsin aasta alguses, eelmise aasta lõpus siis, et videodele tulevad subtiitrid, need tulid parema kvaliteediga. See on küll natuke küsitav praegu, sest viimane video millegipärast jäi natuke kahtlane tuli. Aga kuna ma avastasin seda alles peale üleslaadimist, siis kui ma panin selle video kokku, siis oli see kvaliteet korras sellel. Ja kui ma üleslaadisin, siis ta hakkas jumpsima millegi pärast. Nii et ma jätsin ta sinna paika, on nagu on. Ega kuna see väga suur mingi mahajätud ala ka ei olnud, nii et on nagu on. Siis ma see aasta käisin Sirgal linnas, mida ma arvan, ma eeldan, ma mainisin. Ja sellega oli siuke asi, et mul oli see videos plaanis käia tööstusalal ja siis linnas. Tööstusalal sain käidud, probleemi ei olnud, video sain tehtud. Aga selle reisil tuli natuke probleeme. Esiteks see, ma avastasin mu telefon, kuna ma vahepeal sain uue telefoni, siis mu telefoni ei hakanud kokku droonipuldiga. Need juhtme otsad ei sobinud kokku. Ja seetõttu drooni video ei saanud teha. Aga see on, ma ütlesin, okei, pole hullu. Saab ka ilma droonita seda asja tehtud. Aga kõige suurem probleem tuli linna minnes, kus ma tahtsin minna majas avastama. Lähen sinna esimese maja juurde, mis ma leidsin, mida ma tahtsin vaatama minna. Ja hakkan võtma kaamerat kotist välja. Ja mingi kohalik elanik tuli ja vene keeles tegi meile selgeks, et me ei ole seal linnas teretulnud. Ja siis jäigi see video poolikuks, kuna mul oli ainult tööstusalal video tehtud. Nii, ja siis jäigi see video poolikuks. Ma mõtlesin suvel sinna Sirgala tagasi minna. Aga kunagi nagu ei olnud seda, kuidagi viitsimist ei olnud seda asja uuesti planeerima hakata. See video on mul poolenisti olemas, ta pole lihtsalt üles laetud mul. Nüüd siis järgmine suvi, võib-olla kevadel millagi vaatan. Ehk proovin uuesti käia Sirgala linnas. Ja loota, et ehk seekord läheb paremini. Nii, ma ei tea nüüd kaua ma siin rääkinud olen, kaamerad pakku ka tasapisi tühjaks. Ja ma arvan, et nüüd siis suuremas osas sai asjad kõik kokku võetud videote osas, mis seda kanalit puudutavad. See kokku võetud. Nüüd siis, mis uuel aastal tuleb, seda ma räägin hiljem, siis kui uus aasta käes on. Aga mis siin siis ikka? Ma arvan, ma toon raketid siia, näitan, mis täna taevasse saab lastud. Ja mis siis ikka? Tähistame vana aasta lõppu. Nii, raketide valikus siis nii palju, et tänaseks on
2 sellist suurt pakki, 100 sullised. Siis selline pakk, milles on 25 lasku, neid on ka 2 tükki. Ja siis vist 1. Neid pakke peaks mul vist 9 tükki järgi olema. Kõiki on ma eeldan, ma täna tahaks ei lase. Põhiliselt lähevad neid kasutusse, need ma arvan, et suveks, kui tuleb mingi ööbimine või midagi, et siis saab ära kasutada, sest suvel ei ole mul võimalik mitte kuskil saada rakette. Saaks internetist, aga ma olen 17, ma ei ole veel 18, ei saa veel osta. Aga see on selleks. Ja ma eeldan siis, et täna saaks üldse neid. Aga jah, valiku poolest siis paketide valik on selline. Aga mis siis ikka? Kell on praegu veerand 8. Ja ma ootan õhtuni ja siis laseme need raketid taevasse. Nii, kell on saanud kohe praegu see 12. Nii et head uut aastat kõigile fännidele ja heitritele. Nii et ma lähen süütan raketi takki seal suurema. Seal juba igal pool paugutamised käivad, nii et paneme enda paugu raketid ka tööle. Paugud käivad endiselt igal pool. Püssi kestamast. Praegu põhilise. Ja hakkas ka ida poolt tulema. Ja siit saaks päris hea videopildimine, ma teen ka siin. Praegu aega. Nüüd paneme teise paki põlema. Kus see süüte nõus nüüd oli? Panetaks mingi peale või? Nii, liikusime nüüd siia natuke lumisemasse alasse
kus on ka natuke puhtam see ülemine osa. Ja laseme siin nüüd siis väiksemad raketid ja siukene lihtsalt tavalised paugutid ja mis iganes nii-öelda tulemasin. Aga okei, hakkame pihta. Nii läheb. Okei, need 2 aastat. Laps. Need Tomahawki raketid, mis ei ole just kõige paremad minu arust, aga okei, kes need tuleb ka ära kasutada. Nii, järgmise sõber, ootaks oli siuke pauguriba. Tuletab natuke meelde ühte stseeni Üksinda kodus esimesest osast. Ja või nii? Kasutame vulkaanid ka ära. No nii näeb teine ka. See valgustab päris hästi siin ümber. Ma ei taha teada, kuidas see heli videosse, sest see päris kõrvu lukustav see proksumine. Nii, raketi on taevasse lastud ja aasta 2021 on edukalt alanud. Nüüd, nagu eelmises aastavahetuse videos, näete, ma olen siin püssi raudteejaamas sissejuhatust aastasse filmimas, aga see selleks. Nagu eelmine aastagi, nüüd ma teen siis siukese väikse sissejuhatuse ja ütlen siin mingi määral oma lubadused, mis mul selleks aastaks on. Nii et lubaduste poolest nii palju, et kuna nüüd ma sain endal tööle siukese monteerimisprogrammi nagu Sony Vegas Pro vist on, jah, selles nimi. Ja sellega on väga hea videos editida ja eestikeelsi monteerida. Ja seal päris palju funktsioon on, millega ma pean veel nüüd natuke õppima, kuidas kasutada. Aga võib loota, et kui sellel aastal videod tulevad, siis on seal siukesi väga palju efekte lisatud. Kui palju, seda ma ei oska öelda, eks ma hakkan katsetama, mis kõige paremini mulle sobib. Teiseks, loodetavasti saab videosi hakata rohkem tegema, kuigi ma arvan, et te teate, kui palju see tõele hakkab vastama, et tuleb rohkem videosi, aga noh, okei, see selleks. Aga jaa, mis siis ikka, ma arvan, et nüüd kõnnime siin püssi vahel, teeme väikse tiiru, vaatame, kuidas püssi uue aasta alguses on ja siis lõpetame video ära. Nii, kõnnime siin praegu mööda Raudtee tänavat ja kui nüüd vaadata sinnapoole, siis on sealt metsa maha võetud ja praegu küll te kahjuks ei näe, aga sealt on ka paar raudteed üles võetud. Ja see on sellepärast, et siin püssis vahepeal raudteejaama uuendati. Mõned roostusraudteed võeti ülesse ja asendati uutega. See pole küll väga mingi mahedud kohaga seotud info, aga lihtsalt mõtlesin, ma mainin ära, kui me siin lähedal juba oleme. Nii, oleme siin edasi kõndinud ja natuke veel nii-öelda põlendmajade uudiseid siis ütleme. Kunagi sai neid ka käidud, aga see inimestele väga ei meeldinud. Igatahes siin kõrval see kollane maja, see ka natuke põles siin vahepeal. Taga on veel üks maja, kus ma ka käisin sees kunagi, mis põles maha. Nii et jah, aga kõnnime siit tänava pidi edasi ja eks kui midagi huvitavat leiame, siis filmime edasi. Nii, oleme nüüd jõudnud siia püssi skateplatsi, mis vist on, jah, seda ikka kasutatakse. Igatahes mõtlesin, et mida siin veel näidata.
mis siin 2020. aastaga muutunud on. Ja ausalt öeldes ei tulegi väga pähe mulle, mis siin rohkem muutunud on. Üks asi, mida ma oleks võinud tegelikult enne näidata, oli see, et sinna püssipoe ette, poole. Sinna tehti uus tee. Ja uus tee ja kõnnitee vist. Jah, kõnnitee minu teada muudeti ka ära. Parandati siis. Aga minu teada väga rohkem midagi muutnud ei olegi. Nii et, mis ikka. Aasta 2021 on alanud ja lõpetan selle video siin kohal ära. Ja mis siis nii pikalt? Kohtumiseni.